tulemast jälgima Nula Inkubaatori vestlusringi. Eelmisel korral rääkisime Nulast välja kasvanud algatustega sellest, kuidas on käivitada ühte sotsiaalset ettevõtmist. Täna on meil hea võimalus saada aimu, kuidas ettevõtja elu päriselt välja näeb. Eelmise video leiate nula.ee kodulehelt ja Facebooki lehelt saate seda järgi vaadata, soovitan kindlasti seda teha. Seal on palju häid soovitusi, eriti kui soovite ise Nulasse kandideerida. Aga täna saame lähemalt tuttavaks 2 noore ettevõtjaga, kes teevad suuri tegusid nii Eestis kui ka laiemalt. Ja me kuuleme, kuidas nad oma ettevõtja karjääri alustasid, kuidas neil on seni läinud ja mida nad soovitavad alustavatele ettevõtjatele. Teil head jälgijad on võimalik küsida küsimusi, kirjutage küsimused video alla kommentaaridesse ja me vastame neile hiljem kirjalikult. Mul on suur rõõm tervitada siin Anna-Liisa Palatut, kes juhib pakendimajanduses revolutsiooni tegevat ettevõtet Voola ja Robin Saluoksa, kelle e-agronom on heaks abiliseks põllumeestele. Anna-Liisa, sina oled siin hiljuti saanud paljude ägedate auhindade osaliseks. Startup auhindade galal nimetati sind stereotüüpide murdjaks. Kuidas sulle tundub, kas see nimetus iseloomustab sinu teekonda ettevõtluseni? Ma ei tea, see on hea küsimus, millega kohe alustada. Eks ta võib-olla natuke iseloomustab küll, kuigi see konkreetne nimetus stereotüüpide murdja tuli mulle suure üllatusena. Ma üldse ei oodanud, et see mulle antakse, aga eks ta mingil määral kindlasti on tõsi. Aga kuidas sa jõudsid ettevõtluseni? Kust sa selle pisiku said siis nii-öelda? Ma arvan, et see ikkagi juhtus üsna juhuslikult, nagu paljudel. Ma asutasin enda esimese ettevõtte, kui ma olin 16. Ma kasvasin üles maal ja seal ei olnud just eriti palju valikuid, mida enda vaba ajaga teha. Nii et tahtmine oli olemas ja eks niimoodi poolkogemata ma ettevõtluseni jõudsingi. Teil on üks asi ühine, et juba kooli ajal tegelikult tegelesite ettevõtlusega. Nagu sa ütlesid ka, et 16 mõlemad on tegutsenud siis õpilasfirmas. Kas sa nõustud sellega, Robin, et e-agronomi edu alguspunktiks on hoopis 3 põrsakest teadusteater? No esiteks e-agronom on palju suurem kui mina, aga kui võtta minu ettevõtluskarjääri, siis see oli kindlasti 3 põrsakest. Ja kuidas 3 põrsakest alguse sai? Siis kui mina keskkoolis käisin, siis pidi kõik keskkooli õpilased tegema mingisugune uurimustöö. Aga võis teha ka praktilise töö, näiteks õpilasfirma. Ja siis me mõtlesimegi, et proovime ära, teeme ja siis sealt kaudu tuligi see 3 põrsakest välja. Ja see on ju kasvanud päris suureks. Mingi hetk me vaatasime, et vist 20% Eesti 6-aastastes käis iga nädal meie teadusringis, mis oli väga lahe. Kas sa ise veel aktiivselt osaled selles? Umbes kord kuus on osanike koosolek, kus ma siis kohal käin. Aga kas sa tunned, et see oli see koht, kus see ettevõtluspisik alguse sai? Jah, mingis mõttes õpilasfirma on nagu Spotify free trial, et sa saad ära proovida, et kas see ettevõtlus on sulle või ei ole. Ja mina tundsin seal, et ettevõtlus on mulle. Hea koht katsetamiseks. Just. See oli siis see, kuidas teie esimesed sammud ettevõtluses, aga nüüd kui tulla tänapäeva, siis Anna-Liisa, sinu ettevõtte Voola tegeleb jääkvillast pakendimaterjalide tootmisega. Kust selline idee tuli? No taaskord juhuslikult. Mul oli varem üks e-pood, kus ma müüsin pusasid. No põhimõtteliselt võib öelda Eesti disain ja ma nägin siis põhimõtteliselt esireast, kui kohutavad pakendivalikud e-poodidel on. Et vähe sellest, et kasutusel on mingi kile ja mullikile, mis laguneb kuskil prügimäelt 700 aastat. See on lisaks lihtsalt kole ja ma hakkasin ka otsima mingit alternatiivset materjali. Jõudsin kuidagi villani ja siis kui ma hakkasin nagu täpsemalt sellesse pakendi teemasse süübima, siis ma sain aru, et lisaks jätkusuutlikule materjalile on vaja tegelikult ümber defineerida pakendi mõiste. Et see peaks olema midagi, mis annab ka brändile väärtust juurde ja et ka teised e-poepidajad nagu mina saaksid aru, et ei ole okei niimoodi enda äri jätkata, et sinu tegevus osutab otsest kahju keskkonnale. Ja nii ta enam-vähem läkski. Aga kui see idee oli olemas, sa said sellest probleemist aru, et see vajadus on olemas, siis kuidas sellest sai ikkagi toimiv lahendus? Jah, selleks ajaks oli juba päris palju ettevõtlusega tegeletud. Ehk siis ma olin nagu enda kiirkoolituse kätte saanud ja ma olin selles osas juba väga nagu kogenud, et kui mingi idee tekib,
siis tuleb nii-öelda unustada ära kõik ratsionaalne mõtlemine ja lihtsalt hakata asju tegema, reaalselt proovima, saada võimalikult kiiresti mingi prototüüp valmis ja pakkuda seda klientidele, et saada aru, kas sellele tegelikult ka on turgu. Ja seda me tegimegi, et me kaasasime vajalikud eksperdid, tegime esimesed tootekatsetused ja hakkasime müüma ja siis saime aru, et siin võib täitsa midagi olla. Ehk siis kiirelt tuleb hakata testima? Ja, kindlasti. Kusjuures sellele ma lisaks veel ja nõustuks väga. Et tihti küsitakse seda, et kuule, kas see on hea idee või keegi tuleb ja siis ma ütlen, et kuule, võtta telefon kätte ja hakka helistama, proovi müüa. Sest lõppkokkuvõttes väga tihti tullakse küsima mingi toote kohta, kelle kasutaja mina ei olekski, eks. Ja võib-olla mina arvan, et see on kõige rumalam idee üldse, aga samas seal on keegi teine, kes oleks valmis selle eest maksma väga palju, eks. Et telefon kätte ja müüma. Kui Annalisa ettevõtte Voola aitab muuta maailma pakendimajandust keskkonnasõbralikumaks, siis sinu ettevõte jällegi aitab põllumehi ja muudab siis teravilja tootmise targaks ja tõhusaks. Ja sa ise oled siis, ma saan aru, mitmendat põlve põllumeeste järeltulija ja nägid oma kodumajapidamise pealt ära, kus võiks digilahendusest abi olla. Et kuidas see täpselt toimus? Et sa nägid, et tegelikult oleks võimalik teha asju lihtsamalt ja tõhusamalt ja kuidas siis sellest ideest sai toimiv lahendus? Kolm põrsakest andis selle nagu mõtte ettevõtluse kohta, et kui sa näed maailmas probleemi, nagu sina nägid, eks ju, see ettevõtlus on üks parimaid viise selle probleemi lahendamiseks. Ja see probleem, mida mina siis nägin, oli see, et meil oli 10 erinevat Exceli tabelit, mida me kasutasime, et farmi hallata. Ja siis üks tarkvara ka. Ja kui nüüd isa ütles, et teeme mingi muudatuse näiteks kultuuride plaanis, et mis kultuuri me põllu peal kasvatame, mis vilja, siis ma pidin tegema seal muudatuse ja kohe erinevates Exceli tabelites ka. Ja see oli kõik hästi keeruline. Ja siis mõtlesin, et võiks olla üks programm, kus see kõik on ühe tervikuna koos. Ja siis hakkasime otsima, käisime 20 erinevat lahendust läbi, aga ei leidnud midagi, mis oleks väga hea teraviljakasvatajatele. Ja siis lõpuks, kuna ma ise olin natuke programmeerimist õppinud, ei jäänud midagi muud endal üle, kui see programm ise valmis teha. Ja isa hakkas kasutama ja mingi aeg tuli külla kontroll. Iga aasta käivad põllumeestel kontrollid külas, kes vaatavad, et kas kõik on korrektselt, kas kasutatakse neid õigeid väetsi ja nii edasi. Ja siis see kontroll tuli ja vaatas, kuule, kust te siukse programmi saite, me ei olegi näinud seda kellelgi. Ja siis sealt tuligi mõte, et peaks see teistel ka tutvustama. Ja nüüd, aga see oli see, kui see algus sai, et täna on see palju suuremaks läinud, siis kui me hakkasime rohkem põllumajandust uurima, siis me nägime, et esiteks enamus põllumehi ei teeni eriti tugevaid kasumeid. Ehk siis põllumeestel on mõni aasta, kui on hea ilm, on head kasumid ja teine aasta väga kehva. Ja teine asi, põllumajandus on väga suur reostaja. Ja see oli veider või see oli mingis mõttes üllatus mulle, sest et ma olin kasvanud oma isa mullis, kes on mahepõllumees ja kes teenib väga stabiilseid kasumeid. Ja kui me võtame nüüd, kus see e-agronoomi eesmärk on, siis ongi aidata teistel põllumeestel ka jõuda jätkusuutliku põllumajanduseni, jätkusuutlikus selles mõttes, et nii majanduslikult kui ka siis looduse mõttes. Et see on huvitav, kuidas see kõik on järjest edasi liikunud. Aga ma saan aru, et sina ka samamoodi läksid lihtsalt pakkuma põllumeestele seda toodet. Jah. Et siis ka kohe testima, ma saan aru. Sellega oli see lugu, et meil olid esimesed, tahtsime investoritelt raha kaasata. Koptasime uksele, kopp, eks. Meil on väga lahe idee, me oleme ise lahedad, andke meile raha. Aga siis investorid ütles, jah, tõesti on lahe idee ja te oletegi lahedad, aga päris nii see ei käi. Teil võiks olla toode väljas ja esimesed maksavad kliendid ka. Nii, siis meil oli endal natuke raha, et päris tööd ei pidanud tegema ja hakkasimegi pihta, aga ei olnud ka nii pikalt raha, et saaks rahulikult toodet ehitada ja siis müüma hakata. Ja siis äripartner Stenver väikse tiimiga hakkasid programmeerima ja toodet looma ja mina hakkasin siis põllumeest ukse taga käima. Näitasin neile pilte e-agronoomist, et näed, selline hakkab see välja nägema, pärast on vaja tagant ainult juhtmed ära ühendada ja ongi programm valmis. No hiljem ma sain teada, et see on tegelikult palju keerulisem. Aga see oli ikkagi väga oluline, et me kohe läksime klientide juures, sealt tuli hästi palju tagasi, et üks ütles, näed, et siin võiks kaart veel olla.
teine ütles, et okei, aga ma tahaks tegelikult, et mul see mobiilis ka oleks, ma tahaks põllu pealt kõiki neid asju näha ja nii edasi. See tegelikult arenes seal kogu aeg jooksvalt edasi. Aitas ideed arendada edasi. Just. Aga kui lihtne oli sinul leida esimesed maksvad kliendid? Kas huvi oli kohene? Kas inimesed said sellest probleemist aru? Me tegelikult saime enda esimese kliendi esimesel tunnil, kui Vula idee tuli. See oligi põhjus, miks me jätkasime. Et nagu ma varem ütlesin, siis me olime selleks ajaks juba aru saanud, et kui tähtis on valideerimine ja klientidega rääkimine. Ja kui me siis olime selles faasis, kus me teadsime, et vaja on uut pakendit, aga meil veel ei olnud lahendust, siis ma lugesin täiesti juhuslikult artiklit, et 90% villast visatakse Eestis ära. Ja mul oli kuidagi tekkinud kontakt Omnivaga ja mul oli seal üks inimene, kes vastas lahkelt minu küsimustele. Ja siis ma kirjutasin talle, küsisin, et kas te olete villa peale mõelnud, et tundub selline fluffy materjal, et miks mitte teha sellest mullikilet. Ja nad helistasid mulle mingi 15 minutiga tagasi ja ütlesid, et nad tahavad proovitellimust. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et järelikult siin võib midagi peidus olla, et sealt edasi läksid asjad päris kiiresti. Väga lahe, ehk siis tuleb julgeda kohe ühendust võtta ja inimestega suhelda. Absoluutselt. Tuleb kindlasti nagu alustada enne, kui sa arvad, et see idee on valmis. Kusjuures selle sama teema lõpetuseks veel seda ka, et see julge pealehakkamine, eks ju, siis need samad investorid, kui nad lõpuks investeerisid meile, siis nad kinkisid meile maali, kuhu oli peale kirjutatud, et julge pealehakkamine pool võitu. Ehk siis ma arvan, et see kõikidel alustavatel ettevõtjatel on see hästi oluline omadus. See on väga hea sõnum. Muide, kui me seda vestlust siin ette valmistasime, siis me avastasime, et te mõlemad olete mänginud jalgpalli kooli ajal. See on veel üks asi, mis teid ühendab. Ja ma usun, et te nõustute, et nii jalgpallis kui ettevõtluses üksinda tulemusi ei saavuta, et sa Robin juba ütlesid ka, et sina üksi ei ole e-agronom. Et kuidas teil õnnestus panna kokku hea tiim? See on võti kindlasti, see hea tiim. Ja see on, alustame nüüd teisest otsast, kui sul juba, mida tugevamad inimesed sul on, seda kergem on kaasata uusi inimesi, ehk see kõige raskem on see esimene osa otseks. Et täna mingis mõttes e-agronom ongi nagu, me kutsume, et see on e-agronomi vihmavari, mille eesmärk on põllumajandust jätkusuutlikkuse suunas liigutada. Me kommunikeerime seda välja kogu aeg ja need, kes seda sõnumit jagavad ja teavad, kuidas seda saavutada, need siis tulevad ise meie juurde. Näiteks hiljuti siin liitus meiega Mats Rosenberg, kes oli Syngenta, mis on maailma kõige suurem põllumajandusettevõte, müüvad taimekaitsevahendeid põllumeestele. Oli seal Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika jätkusuutliku põllumajanduse juht, eks väga tegija vend. Tema tuli meile, ise kirjutas meile sellepärast, et ta teadis, kuidas e-agronomi koos põllumehi rohkem jätkusuutlikkuse suunas lükata, eks ju. Nüüd enne teda liitus Kristjan, eks ju, Kristjan Luha, kes oli Nike Venemaa juht, Nike Kreeka juht ja Nike jalgpalliosa juht. Temaga oli kindlasti juba rohkem vaeva, eks ju, et me umbes aasta enne seda, kui ta e-agronomi jõudis, sattusime juhuslikult Costa Rical kokku, hakkasime võrkpalli mängima, saime sõpradeks, küsisin nõu tema käest, ta nõustas meid alguses ja toetas selliselt ja siis aasta aega hiljem oligi ta e-agronomi tulnud, aga miks ta tuli, siis meil oli ees juba veel tugevaid tegijaid. Ehk siis võti on see, et need esimesed inimesed seal ikkagi väga distsiplineeritult valida, kellega sa koos töötad ja ütleme, peabki võib-olla väga paljudega rääkima, sest kõige esimestel, kes kaasa tulevad, nad peavad olema veidi hullud ka, nagu Stenver näiteks oli, eks. Kes ei ole üldse põllumajandusega seotud olnudki, programmeerija Tallinnas kasvanud, eks, aga ta tundis, et näed, et siin on midagi, mis võiks muuta maailma, võiks olla tema jaoks huvitav ja ta otsustas kaasa lüüa. Ja see oli selline ahelreaktsioon, mis siis lõi selle kõik ülejäänud nii-öelda dominoklotsid ka järjest kukkuma. Siis kui see tuumik on koos, siis see juba tõmbab nagu teisi häid inimesi ligi. Just, et need esimesed inimesed, see on võti kindlasti. Anneliisa, kuidas Vula leidis siis õiged inimesed enda ümber? No suhteliselt sama lugu, et ma arvan, et see
asutajate, see ei ole valik, aga asutajate kooslus on ilmselt kõige olulisem asi äri edu mõttes, et kõik ülejäänud asjad on teisejärgulised. Ma arvan, et seda nagu asutajate kombinatsiooni ei saagi tegelikult nagu kunstlikult tekitada, et sa ei saa panna kuskile kuulutust üles, et otsin co-founderit, et need asjad lihtsalt ei käi nii. Et see pigem nagu meie puhul kuidagi elu loksutas need paika. Meil on siis 3 asutajat. Jevgeniga ma tutvusin paar aastat tagasi, kui ma tegelesin ühe teise äriga ja siis ma panin kuulutuse üles, et otsin kolleegi. Ja kandideeris üks inimene ja see oli siis Jevgeni, aga siis me tegime tema koos mitu äri veel, mis siis failisid ja mille käigus me saime aru, et koostöö sujub. Ja Katriniga kohtusime me seeläbi, et me otsisime villa eksperti ja Katrin oli selle kurikuulsa villa artikli autor. Eks ma lihtsalt kirjutasin talle, läksime kohtuma ja kohe alguses tekkis nagu see õige klikk. Ja siiamaani ma arvan, et meil on nagu asutajate kombo on väga hea, sest meil on erinevad oskused, et see on kindlasti tähtis asi, et kõikidel asutajatel ei oleks täiesti sama nagu valdkonna kompetents. Ja sealt edasi need asutajad suuresti panevadki ju selle organisatsiooni kultuuri paika, et tekivad väärtused, mis ilmselt oleks mõistlik ära sõnastada üsna varakult. Ja pärast seda on tegelikult olnud väga lihtne värvata. Sest et see ei peaks tulema üllatusena, aga ikkagi tuleb tänapäeval, et inimesed tahavad teha tööd, millel on mõte. Ehk siis need meie inimesed on meid pigem ise üles leidnud ja inimesed ongi ikkagi kõige tähtsam asi ühe äri juures, ma arvan. Kui palju teid juba on? Meil on veel üsna väike tiim, 8 inimest, et aastaga siis 3 asutajast kuni nüüd 8-liikmelise tiimini. Väga lahe, ma saan aru, et sina oled nüüd tehase omanik. Absoluutselt. Ja kuskil oktoobrist oleme siis tehase omanik, tehase üürija pigem nii. Paldiskis on meil tehas ja see tehase omamine on olnud kindlasti kõige põnevam asi ja ka kõige raskem asi, mis ma oma elus olen teinud. Et ma olen siin varem ka, kui keegi on küsinud et kuidas nagu õppida ettevõtjaks, ma olen öelnud, et mine asuta üks tehas ja sul ei hakka enam mitte kunagi igav. Ma arvan, et siit ongi hea edasi minna sellega, et mis teeb ühe ettevõtja edukaks, et mis need oskused siis on, mis peaksid olema. Millised 3 oskust teie tooksite välja, mis peaks ühel ettevõtjal olema? Anneliis, alusta. Sina võib-olla nüüd siis tead, et mis tehase omanik oskama peab. Tehase omanik, ma arvan, et tehase omanik peaks kindlasti oskama enda üle naerda. Et see on ilmselt ettevõtjana hästi tähtis oskus, sest et neid takistusi ja neid raskeid hetki on teel nii palju, et kui sa ei oska seda kuidagi nagu huumoriga võtta, siis läheb raskeks. Mulle just meenub, kuidas me eelmisel sügisel olime Salto kiirendis, mis on siis 5-päevane kiirendi ja see tähendab seda, et sa 5 päeva praktiliselt ei maga. Ja me olime siis võtnud endale eesmärgiks laieneda selle 5 päeva jooksul Saksamaale. Aga põhimõtteliselt kõik meie strateegiad kukkusid läbi ja me olimegi nagu viimase õlekõrrana viimasel päeval hakkasime lihtsalt helistama suvalistele saksa e-poodidele ja inglise-saksa keele segu hakkasime neile põhimõtteliselt müüma enda tooteid. Ja need müügikõned olid nii halvad, et need kliendid konkreetselt nagu naersid telefoni otsas. Ja mäletan, et me olime mega kurnatud selleks hetkeks, aga me naersime nii südamest lihtsalt selle üle, kui koomiline see hetk oli ja kuidas see kõik tundus nagu üks suur fail, et ma arvan, et selline nagu enda üle naermisoskus on tähtis. Ja sa palusid 3, neid asju on palju, aga ma usun, et empaatiavõime on ka hästi tähtis. Sellele võib-olla need suured Silicon Valley founderid vaidleksid vastu, kellel ilmselt ei ole nii palju empaatiavõimet, aga tegelikult ettevõtjast, kui äri saab edukaks, siis ettevõtjast saab ju päris kiiresti juht. Ja selleks, et saavutada enda eesmärgid, siis seal taga on ju ainult inimesed, kellel on omad mured ja rõõmud ja ma arvan, et on tähtis nendest aru saada. Ja muidugi kahjuks või õnneks peab olema väga suur töövõime, et niimoodi 9-5 töötades muudatusi läbi viia on üsna keeruline, ma arvan, et peab olema väga palju distsipliini, et teha ka seda nii-öelda musta tööd. Robin, mida sina lisaksid sinna veel? Mulle väga meeldis see naermise pool. See on tõesti, ma ise tahtsin öelda julgus teha. See on hästi tihti
julgus tähendab isegi see, et teha neid asju, mida sa kardad, eks. Et see ei tähenda hirmu puudumist, vaid see, et sa teed ikkagi. Ja seal ongi hästi palju, mis on see üks suurimaid hirme, on hirm läbikukkumise ees. Aga kui sa võtad seda kõike naljana ja naeruga, eks, siis see hirm võib-olla kaob ära ja siis on sul see julgus ka olemas. Empaatia võime kindlasti olen väga nõus. Üleüldse inimestega suhtlemise oskus ja võime hoida oma enda ego madalamal, eks ju. Et ettevõtte juhtimine ei tähenda seda, et sina oled nüüd kõige staar ja kõige boss ja nii edasi. Ja sina otsustad kõike ja bossad ringi, eks ju. Et see pigem just tähendab seda, et sa hoiad pigem madalamat profiili. Ja võib-olla siis kolmas ongi nende õigete, või ütleme kolmas on siis see fookus, et õigete asjade tegemine, et sa suudad hoida fookus, sest et ma olen nõus, mingis mõttes peab tegema väga palju tööd, aga teisest küljest kõigil meil on mingi piiratud energia, ressurss ja aeg, eks ju, et me ei jõua kõike ära teha. Ja fookus, et mida see ettevõte teeb, see distsipliin ja teine asi, mida sina ise ka teed. Aga siin tulebki see inimestega suhtlemise pool, et siis sa pead suutma usaldada mingites rollides ja asjades ka teisi inimesi. Et ei jõua kõik ise ära teha. Kas see kõik on teil kuidagi juba nagu loomult olemas olnud või olete te pidanud teadlikult arendama neid omadusi endas? Minu kindlasti ei ole, et kui me võtame julgusest, ütleme siis, eks sellega kindlasti see areng on kogu aeg tulnud, et või teine asi inimestega suhtlema. Ma arvan, inimestega suhtlemis on kõige suurem, et kui me alustasime 3 põrsakesega, siis ma olen lugenud just Steve Jobsi raamatut, hoiatus kõigile, kui te loete Steve Jobsi raamatut, siis ärge üritage käituda nagu Steve Jobs, eks ärge olge ise see tõbras, eks see oli see, kuidas mina umbes mõtlesin, et nüüd tegevjuht peaks olema, aga õnneks, mis mul on vedanud, on see, et e-agronoomis on sattunud või minuga koos järjest inimesed, kellelt on väga palju võimalik õppida, alates Denverist, eks, kellel oli juba kogemus sellel hetkel ühe startupi, kus ta oli 7 töötaja, nägi, kuidas see kasvas suureks, kuni siis Kristjanini välja, kes on töötanud erinevates kultuuriruumides, erinevatel positsioonidel ja juhtinud väga suuri organisatsioone, et on olnud võimalus õppida ja areneda sellel teemal. Ehk siis tegelikult võib öelda, et ei peaks nii mõtlema, et mulle kindlasti neid omadusi ei ole, et ma kindlasti ettevõtjaks ei saa, sest ma kardan või ühesõnaga, et ei julge. Et tegelikult see on ikkagi, tuleb lihtsalt hakata pihta ja küll see julgus tuleb. Jah, ma arvan ka. Et see ei ole, võtame mingi võib-olla 100 meetri sprint on siuke ala või et kus sul peab olema talenti, eks ju. Siis mulle tundub, et ettevõtlus on see, kus talent tekibki see harjutades ja proovides ja tegutsedes, eks. Eks meil on kindlasti kõigil omad tugevused ja nõrkused, aga ma arvan, et kuigi ma olen kuulnud väga kõvasid ettevõtjaid ütlemas, et ettevõtjaks sünnitakse, siis ma ise tegelikult ei usu, et see nii on. Mis sina arvad? Ma olen nõus. Ma arvan, et väga vähe selliseid inimesi on, kes alustavad ettevõtlusega ja on kohe selle sead. Neid inimesi on olemas, nagu ka Eestis on siin super näited sellest, aga reaalsus on see, et enamuste puhul see teekond ei ole lihtsalt nii, et sa lähed punktist A punkti B, punkt A on siis nagu alustamine ja punkt B on edu. Pigem on nagu alustad, failid ja siis jõuad võib-olla kuskile. Et see kõik on katse-eksitusmeetodil, ma arvan, kõige paremini tehtav. Kas võib öelda, et lihtsalt näiteks, kas sa võid öelda, et sa oled palju oma vigadest õppinud ja tänu sellele Woolaga praegu toimib? Ja kindlasti ma usun, et just selline nagu ebaõnnestumine on väga palju õpetanud. Kuidas sul, millist on sinu õppetunnid, mis sulle pähe tulevad? On sul olnud ebaõnnestumisi? Kõige suuremad ettevõtte strateegilised kahte sorti on, ma arvan, ebaõnnestumisi olnud. Üks on suhtlemises, kus on olnud, aga ettevõtte tervikuna on olnud sellised strateegilised vead, kus on üritatud liiga suur amps korraga võtta. Eks me ka läksime alguses, ma ei tea, siin piltlikult 10 erinevasse turgu korraga. Natuke Eesti edu pimestas meid, et Eestis me saime poole aastaga turuliidriks
ja nüüd mõtlesime, et lähme võtame kõik ülejäänud maailma järgmise poole aastaga, eks. Aga noh, siis me nägime, et tegelikult ei ole võimalik või ei ole niimoodi võimalik nii kiiresti meil nii laiaks minna. Ja pidimegi tegema rasked otsuseid, kuskil mingites riikides operatsioone kokku tõmbama, mis tähendas seda, et me pidimegi ütlema, näed, et me kulutasime seal väga palju raha, aga me lähme sinna kunagi tulevikus tagasi ja täna see raha oli mõttetult kulutatud. Ja siis fokusseerisime ühele turule korraga, eks. Et mida suuremaks ettevõtte läheb, seda rohkem sa saad oma fookust laiemaks tõmmata, aga alguses on see fookus hästi oluline. Mitte liiga kiirelt, liiga suurt ampsu võtta. Jah, samas peab olema ambitsioonikas, eks. See pole tasakaal on ju. Jah, aga pigem ongi selline teravust vaja, et sa oma tegevusvaldkonda, kas siis turge või siis tooteid, et ei aja seda väga, väga laiali. Aga teine asi on ka see, et ettevõtluses kelle käest nõu küsides kõige targem mees on ikkagi peeglis ja seda üldse mitte egoistlikult mõeldes. Kui keegi siin kuulab seda, et näed, et mitte liiga laiali minna, siis võib-olla mõnes valdkonnas on see just vajalik ja õige. Et neid erinevaid nõustajaid tuleb kuulata, raamatil lugeda, see on väga hea info saamiseks ja lõpuks sa pead ise võtma selle vastutuse, vaatama peeglisse. Sinul on see kontekst oma ettevõtte ja oma võimete ja kõige kohta olemas ja saad ise otsuse teha. Ma arvan seda ka, et hästi tähtis on, et jääks alles julgus riskida. Et ei tasu üldse põdeda seda ebaõnnestumist. Minu puhul näiteks Voola on minu 11. ettevõte. Wow. Nii et selles mõttes, et see on täiesti lihtsalt loogiline asi, et kõik projektid, mis elus ettevõtted ei õnnestu. Ja kui nagu sellest kuidagi igapäeva tegemistes nagu kartlikuks muutud, et siis see ei ole võib-olla enam nagu ettevõte ja see ei ole kiiresti kasvav ettevõte, kui sa ei julge oma otsustes riskida. Et seda, ma arvan, ei tohiks ära unustada. Ma küsiks ka ühe küsimuse, et kas sa tunned, et Voola toimib? Ma arvan, et toimib jah. Eriti kui ma võrdlen oma varasemate äridega, millest osad on olnud kahjumlikud ja osad rohkem kahjumlikud. Et siis ma usun, et praegu just tänu sellele nagu kogemusele, võib-olla nagu elukogemusele, siis Voola toimib päris hästi. Ja, okei. Miks ma küsisin see, et mulle enda kogemust, ma tunnetan seda, et kogu aeg tundub nagu, et e-agronoom ei toimi. Ehk siis, et on kindlasti asju, mida me teeme väga hästi ja järjest paremini ja me oleme arenenud, aga ettevõttes sees on nii palju asju, kus me tunneme, et me peaks siin kõvasti paremini tegema või seda kõvasti parem või seda kõvasti, et teeme seda kohe väga kehvasti täna veel, eks ju. Et kui keegi ettevõtte ehitab, siis see selline idealistlik maailmapilt, ütleme ettevõtted väljast tunduvad palju ilusamad, kui nad sees tegelikult on. See on ettevõtluse olemus. Ehk siis, kui keegi ise ehitab ettevõtet, võib sattuda depressiooni, vaatab, et ümberringi kõik toimib nii hästi, et temal endal sees on palju probleeme, aga see probleemid, need ilmselt ei kao kuhugile, et ühed lahenevad ära ja teist tuleb juurde. Ma mõtlengi, et see tunne ilmselt ei kao kunagi, et kogu aeg tahaks ju aina rohkem ja aina paremini ja areneda. Et endale võib jäädagi tunduma, et ei toimi. Jah, absoluutselt. Mis on kõige kirkamad hetked ettevõtluses olnud teie jaoks? Tuleb midagi pähe, kus te olete tundnud, et te olete nüüd tõeliselt midagi saavutanud? Ma arvan, et minu jaoks on kõige rohkem seotud inimestega ja just selle vahetu nagu emotsiooniga, mis kui keegi ütleb sulle, et ta on nii tänulik, et ta saab selles ettevõttes töötada, sest et siin on head tingimused, parem töökeskkond ja ta elu on reaalselt muutunud, siis tegelikult selle kõrval põhimõtteliselt kahvatuvad kõik muud asjad, et igasugused mingid auhinnad ja ma ei tea, rahastusringid on tegelikult täiesti teisejärgulised selle tunde kõrval, kui sa mõtled, et tänu sinu tegevusele on loodud töökoht ja on kellegi nagu elu paremaks muudetud. Mida sina Robin nende jaoks? Jah, need inimeste liitumised on kindlasti väga erilised, eriti kui sa näed, et on keegi, kes on ekspert ja jagab seda valdkonda ja siis ta on valmis liituma sinu tiimiga, eks ju, et see on väga, väga lahe. Jah, üldiselt võib-olla ettevõtlus ei ole nagu selles mõttes, vähemalt ma ei ole suutnud tekitada, et ettevõtlus oleks selles mõttes nagu jalgpall, et seda hetke, kus et ma löön nüüd värava ja siis nagu nüüd on, see on selline suur rõõmu moment, eks ju.
et see on pigem sihuke pidev protsess ja areng. Samas võib-olla mõned on suutnud seda endale tekitada. Ma otsin kogu aeg, et tekitada seda hetke. Ma ei tea, kas sa oled või kas sa oled seda tunnetanud, kui sa jalgpalli mängid ja sa lööd selle palli väravasse, see adrenaliin läheb üle kere, eks. Et tekitada sama hetke ka ettevõtluses, aga sellega tuleb arvestada, et see on enamjaolt ikkagi sihuke ettevalmistav ja töö, eks, et ei ole kogu aeg tähistamine. Ja isegi kui sa selle nagu värava lööd ja midagi läheb väga hästi, sa tead kogemusest, et okei, et varsti tuleb jälle mingi mõõn, sest see on lihtsalt see kurv, et kuidas need asjad käivad. Nii et ma arvan, et see ongi hea, kui sa oled natuke võib-olla selles osas realistlikum ja 2 jalaga maa peal ja tead, et ükski nagu edukogemus ei ole igavene ja samas nagu ükski, ma ei tea, madal seis ka ei ole. Samas tähistada tuleb mõlemaid, eks ju. Et või vähemalt edusid. Tuleb võtta aega tähistada ka. Ja. Sa juba korra mainisid ka ühes kiirendis osalemist. Ma tahtsin küsida, et kas paljude ettevõtete eluloos on ka see etapp, et mõnes kiirendis või inkubaatoris osalemine. Kas sa oled veel mõnes inkubaatoris või kiirendis osalenud? Ja ma osalesin ise Nulas mitu aastat tagasi ja pärast seda ma ei ole üheski kiirendis osalenud, Vuulaga ka mitte. Ma arvan, et kiirendi on väga hea selline nagu liivakast neile, kes on alles alustamas ja kellel ei ole seda kogemust. Et see annab nagu selle õige keskkonna, eksperdid, kelle käest küsida ja kes võib-olla lihtsalt tagavad selle, et sa ei raiskaks enda aega mingite uurimustööde kirjutamisega, vaid lihtsalt teeksid asjad ära. Aga samas, kui sa oled selle kogemuse kätte saanud, siis ma tegelikult soovitaks seda, et vaadata hästi kriitilise pilguga, mida üks kiirendi suudab pakkuda ja kui see on nagu nii-öelda õppemaksuks võetakse equity't, et kas see on päriselt seda väärt, sest et see võib just tulevikus nagu karuteene teha, kui minna raha tõstma. Aga nii-öelda neile, kes alles alustavad ettevõtlusega, ma arvan, et kiirendid on hea koht. Kas sa tunned, et Nula inkubaator aitas sind edasi ettevõtlusteel? Ja kindlasti, kui ma olin tollal nagu nii noor ja kogenematu, et kindlasti õppisin palju ekspertidelt. Mida sa ise tunned, et mida see kogemus sulle kõige rohkem andis? Võib-olla just seda valideerimise poolt, et seal oli paar mentorit, kes ütlesid, et tule oma Excel tabeli tagant ära ja mine klientidega rääkima. Robin, kas sina oled osalenud mõnes kiirendis või inkubaatoris? Otseselt mitte, aga ma nõustun sellega, et võib-olla see on see koht, et kus saada neid kogemusi. Kui me võtame kaudselt, mis kiirendites mina olen osalenud, see ongi see õpilasfirma, eks, kus on ka erinevaid inimesi, kes annavad nõu ja sa saad kiiremini katsetada, proovida erinevaid asju. Pluss siis mul oli selles mõttes läks hästi, et ma sain oma isa ja tema äripartnerite käest, kuna ta on lisaks põllumajandus kui teises valdkonnas tegutseb, et siis ka nende käest nõu küsida ja nende jutte pealt kuulata. Ja Eestis on selles mõttes üldse hea, et ma arvan, et peaaegu ükskõik kellele sa kirjutad Eesti ettevõtjatest, kõik on valmis sinuga lõunale minema või kas või videokõne tegema, eks, või mis iganes. Et saab alati küsida, lihtsalt kiirendi vorm on see, et nüüd võib-olla on kontsentreeritud kokku ja seda kõik on sul lihtsam teha, seda nõu küsida. Mis mentorid on igal juhul kasulikud, tasub otsida endale? Jah, eks mentor kindlasti on kasulikud, aga samas lõppkokkuvõttes sa pead ise oma peaga mõtlema, eks. Et nad ei ole lahendus. Samamoodi nagu raamatud, eks. Just. Aga räägime natuke ettevõtluse ja ühiskonna seostest ka. Teie mõlema ettevõtted on registreeritud teie kodu kohta. Kas see on olnud teadlik valik või on see juhuslik? Natuke mõlemat meie puhul. Olgu, aga mis mõttes siis teadlik? Kuidas sa seda enda jaoks mõtestanud oled? Selles mõttes, et meile võib-olla meeldib teha natuke rohkem ebatraditsioonilisi asju ja mõtlesimegi, et miks peab kõik olema koondunud Tallinnasse, et sellepärast me asutasime ka enda tehase Paldiskisse. Et on tegelikult palju kohti, mis vajavad võib-olla natuke rohkem ettevõtlust ja lihtsalt tähelepanu, et tuua sinna ka rohkem positiivset mõju ja sellepärast ma siis asutasin Vuula Setomaale. Väga tore. Robin?
samamoodi veidi juhuslikult ja veidi nüüd juba hiljem on see taotluslik. Algus juhuslikult oli selles mõttes, et või noh, meil ei olnudki kontorit, me alustasime sealt, eks ju, minu vanemate kodust. Aga nüüd, kuna me oleme kontorit hiljem vahetanud 3 korda, siis ei ole mõtet iga kord hakata mingit juriidilist aadressit ja siis on hea, käin kord nädalas vanemate juures saunas, võtan kirjad kokku ja viin jälle kontorisse, eks. Väga hea. Kui me mõtleme Vula ja e-agronoomi peale, siis võib öelda, et üks on tootmisettevõte, teine tarkvaraettevõte, aga kui nüüd sisulisemaks minna, siis tegelikult võib ka heita, et mõlemad tegelete ju maailma parandamisega. Et kui oluline see on teie jaoks, et teie selle lahenduse taga on tegelikult ühiskondlik probleem, mida te lahendate? Meie jaoks on kogu põhjus, miks me Vula asutasime, nagu ilma keskkondliku ja ka sotsiaalse mõjuta ei oleks Vulat üldse olemas, et selle me tegime nagu kohe alguses endale juba selgeks teiste founderitega. Et nagu minevikus ka kõik ideed, mida ma olen algatanud, on lõpuks ikkagi muutunud kuidagi sotsiaalseks. Ma arvan, et üldse sellist terminit nagu sotsiaalne ettevõte ei ole enam olemas tänasel päeval. Et kui juba teha ettevõte, siis seal peab olema mingi suurem mõte taga, et mingi laiem kasu ühiskonnale, sest et miks seda nagu üldse muidu teha. Ja ma usun, et tegelikult paljud ettevõtted on sellest juba ka aru saanud, et kes on muutnud nagu enda tuumiktegevust või kes on siis lihtsalt enda kahjulikku mõju hakanud neutraliseerima mingi kompenseeriva programmiga. Nii et Vula puhul on see kogu mõte ongi muuta maailma. Robin, kuidas e-agronoomiga? E-agronoom samamoodi, see on põhjus, miks inimesed meiega liitunud on, eks. Et kui see alguse sai juhusest, täpselt samamoodi nagu õpilasfirma ka alguse juhusest, aga siis me nägime, et hei, et kui sa küsid lasteaia lapselt, et kas ta tahab kooli minna, kõik tahavad, küsid 2. ja 3. klassi lapselt, kas sulle meeldib koolis käia, enamus enam ei taha, eks ju. Vahepeal on kuskil mingi error. Siis mõtlesime, et kuidas tekitada seda sädet lastele silmadesse tagasi, et neile jälle meeldiks seal koolis käia, tekitada seda huvi ja küsimusi. E-agronoomiga samamoodi, et see sai alguse juhusest. See, kuidas me sinna täpselt sellesse ärisse sisenesime põllumajandusvaldkonda, aga see suurem eesmärk on see, mis on neid inimesi sinna koondanud, eesmärk viia põllumajandust, toidu tootmist jätkusuutlikkuse suunas, mis on ju põllumajandus on 20% maailma kasvuhoonegaasist, eks ju. Väga paljuski muidugi tuleb see loomakasvatusest, aga ka teravilja poole pealt ja kui me suudame selle teha süsinikuneutraalseks, siis see on väga võimas, aga see on võimalik ainult siis, need samad praktikad on ka põllumeestele majanduslikult kõige kasulikumad. Et meie kõigi esimene prioriteet on ikkagi pere ära toita, samamoodi põllumeestel. Ja see ongi see e-agronoomi peamine põhjus, miks me koos oleme, et seda valdkonda viia selliseks, et need jätkusuutlikkust tagavad praktikad oleks ka kõige kasumlikumad. Ja see on see, mis inspireeris Stenverit tulema punti, mis inspireeris Kristjan Luha Nike'ist, eks ju, ja ka Mats Rosenbergi Syngentast. Kui te nüüd vaatate enda sellest valdkonnast natuke kaugemale, siis milliseid ühiskondlikke probleeme te veel näete, mis vajaksid lahendust? Võite ka ühe välja tuua lihtsalt. Mõtteid on kindlasti palju, on ju. Ma arvan, et see ongi selline ettevõtja tüübi käitumine, et sa näed tihti probleeme ja paned need endale kuskile backlogi, et ühel päeval, siis kui exiti ära teen, siis hakkan neid lahendama. Aga ma ei tea, kas see on nüüd nagu ühiskondlik probleem, aga ma olen mõelnud sellele, et ma tahaks, et me suudaks enda ühiskonnast välja juurida sellise püüdluse täiuslikkuse poole. Ma arvan, et see on põhjus, miks nii paljud ei alustagi kunagi ettevõtlusega ja miks need, kes on nagu korra failinud, ei julge enam uuesti proovida. Meil on nagu mingid kindlaks kujunenud normid, mida see täiuslikkus nagu materiaalselt tähendab. Ja kui sul neid asju olemas ei ole, siis sa oled nagu justkui läbi kukkunud. Et ma arvan, et sellist nagu julgust riskida ja proovida võiks meil Eestis rohkem olla. See läheb täitsa ju sinna vaimse tervise kategooriasse natuke, et see tundeõpetus ja juba lapsest saati on ju. Et kõik ja just, et ei kardaks ja ei oleks seda meeletut ärevust, on ju, et on ainult õige ja vale vastus ja eksida ei tohi. Jah, täpselt. Kas Robin, sulle tuleb mõni asi pähe? Samamoodi, eks neid on tegelikult palju, mis on mulle kõige olulisemad valdkonnad. Üks on haridus,
ma arvan, seal on meeletult palju teha ja see on kusjuures, ma arvan, haridus on üks niisugune valdkond, kus alustaval ettevõtjal on eelis võrreldes kogenud ettevõtjaga. Veidi sellepärast, et ta on just sealt haridussüsteemist välja tulnud, eks, ta näeb neid probleeme paremini, eks haridusvaldkond. Alates huvi tekitamisest kuni siis selle teadmise pakkumiseni. Toidu valdkond, eks, seal on meeletult palju probleeme, see on põllumajanduses kui ka siis väga palju toitu visatakse ära, eks. Väga palju, meil on vaja leida alternatiive lihale, mille tõttu on hästi suur kasvuhoonegaaside emissioon ja nii edasi. Ja siis võtame üks veel valdkond on meditsiin. Et ikka väga suur, üle poole minust surmadest on südame- ja veresoonkonna haigused. Ja siis, kui sa paned veel sinna juurde erinevad kasvajad, siis on veel rohkem, eks. Ja aidata inimest ja seal mulle tundub, kuidas nendega tegeleda, kui ka võimsam on see, kui me suudame aidata inimeste harjumusi muuta nad aktiivsemaks, tervislikult toituma rohkem ja nii edasi. Et üks järjekordne valdkond, eks neid valdkondi on nii palju, kus on võimalik kaasa aidata, sellepärast haridus ongi mul ka hästi siuke südamelähedane, et ma näen, et üksinda ei jõua neid kõiki probleeme ära lahendada, siis on väga hea, kui me suudame mingit järgmist põlvkonda või inimesi, kes aitavad neid lahendada, kaasa tuua. Ma lõpetuseks küsin veel teilt mõlemalt ühe kõige põhilisema soovituse, mille te annaksite alustavale ettevõtjale. Võib-olla see on midagi sellist, mis te oleks tahtnud, et teile oleks öeldud, mis oleks teid säästnud. Ma arvan, et kui meil selline üks soovitus oleks olemas, siis ma saaks palju raamatuid ka selle kohta kirjutada. Aga eks need on need samad asjad, mis siit läbi käisid. Ma usungi, et lihtsalt tuleb alustada enne, kui sa arvad, et su idee või sa ise oled valmis. Et lihtsalt hakka pihta ja nii ongi. Absoluutselt. Just do it and then do it again. Et lihtsalt tee ära ja siis tee seda uuesti, eks. Seal ongi võti. Ma arvan, et need on väga head mõtted, mis siin lõpetuseks võiksidki kõlama jääda. Ma väga tänan teid inspireeriva vestluse eest. Ma loodan, et vestlus oli põnev ka kõigile vaatajatele. Ehk leidsite siit innustust ja julgustust, et ise mõnda probleemi lahendama hakata. Nula inkubaator ootab ideid kuni 2. aprillini. Minge nula.ee ja vaadake lähemalt. Kohtumiseni Nulas.